1-2-3. Yeah! Mis sa itsitad seal? Kogu aeg sa itsitad. Võta päikest ja maga. Ahoi. No nii, hakkame siis sättima siin asju. Mis see kell meil võib olla siin juba? Vaatame korra kella. Kell on juba 6:42. Ahah, päris palju. Üles särkasime siin juba kella 3 aega, aga näed, kuidas kell läheb. Mis meil siin on? Meil on siis siin siukene Active Target anduri kaitse. Siin üks Tartu kutt Timo prindib neid, et kellel huvi on, siis väga head asjad on. Kindlasti tasub osta ja kaitsta enda andureid. Hakkame siit siis vaikselt asju sättima paika ja võiks siis püüdma ka hakata kohe varsti. Osa kutid juba siin püüavad, aga ütlevad, et kala jonnib. Kala jonnib, ei taha võtta. Ei taha hästi uskuda, et ta jonnib. Täna siuke hea ilm, vesi peaks ka üsna puhas olema, ei ole ammu siin nüüd tormand. Ilmad on suht vaiksed olnud. Äikest on küll teinud siin päris kõvasti, aga äkki midagi hullu ei ole. Nii, paneme siis asjad ära siia paika ja hakkame tegutsema. Viimane kord sai siin sõber Margoga käidud. Pärnu sõber MT käsitöölandid käis siis katsetamas enda tehtud kummilutte. Ja ühtlasi ka vist esimest korda laivipüüki, et järve pealt ja paadist seda siit talvel kunagi aastaid tagasi siin koos käisime. Järve peal suuri ahvenaid püüdmas, aga nüüd siis õnnestus paadiga järvele tulla ja üks kena püügipäev teha. No nii, kutid tulevad siia poole. Ütlesin, et tulge siia poole, et siin pool kala ei jonni. Aga noh, see selgub kohe. Kahva ostsin siin uue. Nüüd on natukene suurem. Eelmine oli hea, oli siuke kokku klapitav. Margo ütles küll, et siuke liblika võrk oli mul, aga mina ei ütleks, et see oli hea. Käis kokku ja oli siuke kerge ja manus oli sellega võtta. Ainuke miinus oli see, et võrgu silm oli liiga suur, et kaladel jäid lõuad sisse kogu aeg ja üsna paha oli neid sealt kätte saada. No nii, näed, pilt on täitsa ilus. Nii, alumine, ülemine. Paneme siit salvestused ka paika. Nii. No ütleme nii, et juba näitab kala. Sellise ridvakoti soetasin endale. Siin on mul 2 multirulli.
paljud küsivad, millega ma püüan. Ja läksin koha püügile üle multirullide peale. Siin kevadest ja isegi tegelikult juba sügisel hakkasin püüdma. Üks on siin 1,90 m Shimano multirulliga. Ja teine on, mis selle teist oli? Selle teist oli mul 5-28, et sellega siin sai päris ilusaid suuri välja toodud. Ja siis ma võtsin teise rulli veel juurde koos ridvaga, et siin on Westini rull ja Savageri ritt. Selline kombo. Westin V4. Sellised ridvad. Selle ridva pikkus on 2,13 ja teist oli siis 5,20. Siin olen kuulnud, et isegi kutid ütlevad, et 40 ja pluss isegi võiks olla koha püügil, aga ei, mina ei ütleks, et peaks olema. Nii. Võtan ühe ridva, teist ei võta isegi välja. Püüan põhimõtteliselt päev otsa ühega. Kapten magab meil siin, puhkab. Öö otsa sõitis. Pikk maa oli tulla püügi kohta ja las ta nüüd puhkab. Saab rahulikult magada siin nii kaua, kui mina siin toimetama hakkan. Oi, siin on üks väga ilus tegelane kohe paadi all, 2 meetrit siin samas. Nii, võtame landid ka välja. Opsti. Hirmutame kalad ära kohe. Margo viskas ka mulle siin mõned enda tehtud käsitöölandid. Sellised huvitavad. Et ma ei tea. Proovin võib-olla isegi neid ka täna. Aga üldiselt siuke hea tegija on. Hea tegija on. Kohe vaatame siit välja, kus ta mul on. Nii. Üks on siin, aga ilmselt see ongi vist see. Ülejäänud on siin päris kõvasti piitsa saanud. Et ilmselt tuleb uuendus teha. Nii, kohe vaatame lante ka siis, millega siin püütakse. Võtame siit kohe vajalikud asjad välja. Suitsutops kindlasti. Näpitsad, nui on siin. Jah, sellised keitetsid on väga head, töötavad väga hästi, väga head landid ja selle paneme siit kohe otsa ka. Ja teine on meil siin selline rappalalant, et need töötavad ka ideaalselt. Mõistlikum, üldiselt vahet ei ole, et mis siin otsas on, et töötavad nad kõik. Võin siit täitsa suvalisega otsa panna ja kangutada, võtan igaks juhuks tagavaraks välja kohe asjad, siis ei pea pärast otsima. See on kutu. No, panen selle kõrvale siis. Siit kohe ühe suurema otsa.
nii, sellised. Soovitan püüda ühearvulise konksuga. Et siis on selline asi, et teeb kalale vähem haiget, kui tahad tagasi lasta ja ei lõhu kala suud ära nii palju. Ja ilmselt ise nüüd hakkan mingi aeg veel üldsegi püüdma niimoodi, et murran kidad ära, et siis lõhub nagu veel vähem kala suud. Et olen siin vaatanud ja jälginud seda mängu, et siin kutid ikka püüavad lisakolmikutega veel ja igasuguseid vigureid pannakse otsa, et no ma ei tea milleks, et ma püüan absoluutselt ühe selle tsiburaskaga üks konks ja ma ei ütleks, et kala nüüd vähem saan. Nii, vaatame kohe siit ühe ilusa ette. Õnnestub siit ära nokkida. Kas meil on siin koha peal kohe mõni? No nii, nüüd on üks kala siin 13 meetri peal. Ehk siis selles suunas. Ilusti ootab seal. Teeme suitsu ära. Ja jällegi, suitsukonist vette ei loobi. Võtke endale nätsutops. Näete, selline nätsutops ja pange konid topsi, et ärge loopige järva. Nii, koni siia sisse. Ja vaatame kohe, mis see kala seal teeb meil. Ootab ilusti. Ilusti ootab. Nii. Vaatame siis, kui jonnakad nad täna on. Kas vastab tõele? Esimene vise. No, ei isegi ei reageerinud. Ai, natukene liigutas. Vot sinna. Nii. Oba, ja tuleb kohe teise viskega. Teise viskega. Ai, nüüd pudenes küll ära. Pudenes ära, aga jäi paadi alla siia. Haiget ei saanud. Nii. Nii, nüüd leidsin siit tänase teise kala. Tuul siin natukene keerutab, aga ei ole hullu. Saab hakkama. Nii, seal ootab ilusti. No nii, nüüd peaks küll osuma. Nüüd peaks küll osuma päris hästi. Opa! No, natukene sidurit peale. Vaitsa kobe kala. No, ütleme siuke ilus, aga laseme ta tagasi. Laseme selle sõbra tagasi.
Padi. Lont on ilusti suus. Viga ka ei ole teinud väga. Verd väljas ei ole. Verd väljas ei ole. Ja läheb ilusti tagasi. Hopsti. Nii. Noh, ei ole midagi keerulist siin. Nii. Nüüd siit leidsin ühe ilusa söögikala 10 meetrit siit samast. Vaatame, esimene vise. Kas jonnivad või? Aha. Esimesega ei saanud pihta kohe. Võtame siit teise. Nii. No, nüüd peaks küll koputama keegi. Hopsti ja ilusti lõi. Ilusti lõi. Teise viskega. Täitsa ilus söögikala. Nagu nakstigi. Nagu nakstigi. Ilus söögikala. Ma arvan siuke 60 lähedale. Pani mootori käima jälle. Lont täitsa kurgus. Nii. Võtame ära ka siit kohe. No, täpselt 60 ja 60 ja pool. Nii, vaat selline ilus. Nii, siin on siis järgmine ilus söögikala ja tegelikult on neid seal 2. Aga proovime kõigepealt selle ühe sealt võtma saada. Nii. Esimese viskega ei võtnud. Proovime teisega. Nii. Nüüd läheb küll ilusti. Nüüd tuli sinna üks tegelinski tuli juurde. Hopsti, teise viskega ilus kala. Ilusti tuleb. No, täitsa arvestatav kala. Täitsa arvestatav. Täitsa ilus kala jälle. Ka selline 60 tuuris pakun. Nii.
Jaa, täitsa ilus. Teine tuli juurde sinna nina alla talle ja hirmutas ta ära, aga sain ta ikkagi võtma. Lant tuli suust ära. Nii, selle landiga. Selle landiga ilus söögikala jällegi. Nii, mõõdame ära ka, mis ta on. Täpselt 61. No just selline, nagu vaja on. Ei suur ega väike. Sellised tegelased. Nii. Nii, siin on väga ilus. No, mis toimub? Mis toimub? Hopsti, üks vise otsas kohe nakstigi. Korralik tegelane. Väga ilus tegelane. Väga ilus tegelane. Nii, panen selle siit kinni. No, mis ta on siin? Ma pakun, et see on ka siuke 60. 60 tuuri. Väga ilus kala. Söögikala. Väga ilus söögikala. See on isegi pikem kui 60. Nii, näete, ühearvuline konks. Ei ole isegi vaja näpitseid kasutada. Oli täitsa lahti. Ja ei ole isegi endal kuskil haiget teinud. Et kui oleks vajadus praegu, siis saaks ilusti tagasi lasta. Aga selle sõbra võtame kaasa, ilus söögikala. Nii, mis ta näitab? 64,5. Sellised. No nii, siin on küll üks ilus.
hopsti. Üks vise ja ilus kala. Naksti. Ju nakstigi. Jälle siuke 60 lähedale. Konks suust ära jälle, nagu ikka, ühearvulise konksuga. Näed. No, sõbrake. Täpselt 60. Natukene oli peal. Selline ilus jälle. Ilus söögikala. Ai, sai minema. Masuurikas. Masuurikas. Küll krapsas, noh. Päris ilus. Mine kanni. Õnneks ei saanud haiget. Seal julgelt lähevad koha juurest mööda. Ja nüüd kraabib minema. Jälle julgelt lähevad mööda koha juurest ikka. No nii, päev läheb kuumaks, enam ei taha. Hakkab paha juba vaikselt, kaua sa siin ikka praed. Lõpetame päeva ära. Kalu nägime ilusaid. Ja kaasa võtsime siis sellised 4 60 kuni 65 selle vahel. Ilusad sellised suured kalad. Ilusad söögikalad. Et nendest 4 aitab meile küll, et ei ole rohkem vajagi. Suuri nägime, võtma ei saanud. Võttis nii õrnalt, aga ei võtnud lanti ära ja sai minema ja hästi palju sellist järgi ujumist oli. Siin osad kutid ütlevad üldse, et võtma ei saagi ja ei võtagi, et ainult ujub järgi või siis ei reageeri üldse, et pane mis lant tahad, aga no meil õnneks nii hull ei olnud, et siin päris mitu tükki sai tagasi lastud ja päris mitu läks otsast ära. Ja no ühesõnaga actionit oli, et ei olnud igav. Vägev päev jälle. Ja parimad landid olid meil siis täna. Panen siia peale ritta ilusti sedasi. Et siis need 4 lanti, et nendega ma püüdsin ja need töötasid hästi. Kapten tahab ka plaksutada, et äge päev oli.